From the conference center at Temple Siin Salt Square Lake City in Salt templi Lake väljaku City. konverentsikeskus. Toome teieni Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärastlõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Midvale ja Sandy piirkondade vaiade noortekoori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas. Vennad ja õed, kallid sõbrad, me tervitame teid Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärast lõunasel istungil. Me saadame oma armastuse president Thomas S. Monsonile, kes vaatab seda istungit oma kodust. President Monson, me armastame sind. Me tervitame kõiki, kes on siin kohapeal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Me tervitame ka kõiki neid, kes jälgivad seda koosolekut maailma eri paigus, vaiakeskustes, kuhu konverents jõuab satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Midvale'i ja Sandy piirkondade vaiade noortekoori esituses. Koori juhatab Lea Tarrant ja orelit mängib Linda Margetts. Koor alustab seda istungit lauluga Tulge lapsed issanda. Seejärel teeb alguspalve vanem Lawrence E. Corbridge 70. Children of the
Our dear Heavenly Father, meie kallis we taevane are isa, so gratefully blessed and me oleme nii tänulikud living at this time in the ja dispensation of the õnnistatud, fullness et of times elame sellel together in this great evangeeliumi täisajärgul kogunenuna sellel üldkonverentsil kogu maailmas. fullness of the gospel. Meil on evangeeliumi täius, meil on sinu Prophets, sõna pühakirjades ja elavatelt prohvetitelt ja sinu püha vaimu hääle kaudu. Me oleme eriti tänulikud sinu poja, issanda Jeesuse Kristuse eest. thank thee for the restoration Me täname sind preestelluse, volituse, lepingute ja talituste taastamise eest, et saame tulla su juurde. Me täname sind, Jumal, prohveti eest ja palume, et ta teaks meie armastusest ja et me teda igatseme. said that as well might man Sa oled öelnud, his puny arm. et inimene võib panna oma jõuetu käe, et pöörata Missouri jõge From pouring out vastuvoolu. upon the heads of Sama hästi võivad inimesed proovida may that peatada vaimu väljavalamist inimeste peale. Olgu see meile õnnistuseks in the sellel päeval of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. President Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas, esitab nüüd kiriku üldjuhte ja piirkonna 70 toetamiseks. Vennad ja õed, ma esitan nüüd kiriku üldjuhid, piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhatused teie toetavaks hääletuseks. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina, Henry Benyon Eyringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit 12 apostli kvoorumi juhatajana ning järgmisi vendi selle kvoorumi liikmetena. Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund. Those in favor. Need, kes on poolt, palun näidake seda. The opposed may so indicate. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostli kvoorumi liikmeid prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Vanemad Donald L. Hallstrom ja Richard J. Maines on vabastatud nende kutsetest 70 juhatuses. Kõik, kes soovivad avaldada tänu neile vendadele nende teenimise eest, võivad seda teha üles tõstetud käega. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanemaid Juan A. Utsedat ja Patrick Gehornit, kes on kutsutud teenima 70 juhatuse liikmetena. Kõik, kes toetavad neid vendi nende uues ülesandes, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada tänuavaldustega pühendunud teenimise eest vanemad Stanley G. Ellis, Larry A. Lawrence ja W. Craig Zwick, kes teenisid üldjuhtidest 70-tena ja anda neile meriitstaatus. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.
tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna 70. Aduru, Detlef H. Adler, Angel J. Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Gene R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angele Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Granja, Judy A. Gushin, Clifford T. Harbertson, and Fiok Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opahara, Su Hong Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidhu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares. Those who wish to join us. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada neile tänu suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Torben Engbergi uue piirkonna 70-na. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte, piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhte kutsetes, mis neil hetkel on. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Kõik, kes on mingi ettepaneku vastu, peaksid võtma ühendust oma vaia juhatajaga. Vennad ja õed, me täname teid jätkuva usu ja palvete eest kiriku juhtide eest. Suur tänu, president Eyring. Koor laulab meile nüüd popurrii lauludest. Kui Jeesus ma olla püüan. Ja ta saatis oma poja, he sent his son. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Gary Stevensoni 12 apostli koorumist. Seejärel kõneleb vend Stephen W. Owen, kes teenib noorte meeste üldjuhatajana. Siis kõneleb meile vanem Quentin L. Cook 12 apostli koorumist. To be like Jesus.
On August 21st of this year, Käesoleva aasta 21. augustil toimusid 2 harukordset sündmust, mis pälvisid inimeste tähelepanu kogu maailmas. Esimene neist oli meie armastatud prohveti president Thomas S. Monsoni juubel. Tol ajal olin täitmas üht ülesannet Okeaania piirkonnas ja rõõmustasin, et pühad Austraalias, Vanuatus, Uus-Meremaal ja Prantsuse Polüneesias polnud tema isiklikust verstapostist mitte lihtsalt teadlikud, vaid nad rõõmustasid ka seda tähistades. Tundsin, et mul on vedanud, et saan osa nende soojadest usu ja armastuse väljendusest selle suurepärase mehe vastu. Loomulikult on president Monson, mõeldes neile, kes tahavad talle sünnipäevaks õnne soovida, kirjeldanud oma ideaalset sünnipäevakinki. Otsige üles keegi, kellel on raske või kes on haige või üksildane ja tehke midagi selle inimese heaks. See on kõik, mida ma palun. Me armastame ja toetame sind, president Monson. Teine harukordne ja taevane sündmus, mis samal päeval aset leidis ja kogu maailmas miljoneid paelus, oli täielik päikesevarjutus. See oli 99 aasta jooksul esimene kord, kui täielik varjutus oli nähtav kogu Ameerika Ühendriikides. Kas olete kunagi päikesevarjutust näinud? Täielik päikesevarjutus leiab aset siis, kui kuu jääb maa ja päikese vahele, varjates täielikult päikesevalguse. Tõsiasi, et nii võib juhtuda, paneb mind imestama. Kui kujutate päikest ette tavalise jalgrattakummi suurusena, siis on kuu sellega võrreldes vaevalt väikese kivi suurune. Kuidas on siis võimalik, et meie ainuke soojuse, valguse ja eluallika suudab sellises suures osas varjata midagi nii võrdlemisi väikest? Kuigi päike on kuust 400 korda suurem, on see maast ka 400 korda kaugemal. See geomeetria paneb maalt vaadatuna päikese ja kuu paistma ühes suurusena. Kui need kaks õigesti joonduvad, siis tundub, et kuu varjab kogu päikese. Täieliku päikesevarjuse piirkonnas olnud sõbrad ja pere kirjeldasid, kuidas valgus asendus pimedusega. Tähed kadusid ja linnud vaikisid. Õhk muutus jahedaks, kuna varjutuse ajal võib temperatuur langeda rohkem kui 10 kraadi. Nad kirjeldasid hirmu, hämmingut ja isegi ärevust, teades, et varjutusega kaasnevad teatud ohud. Siiski kandsid nad kõik hoolt selle eest, et vältida varjutuse ajal püsivat silmakahjustust ehk varjutuspimedust. Turvalisuse tagamiseks kandsid nad prille, millel on spetsiaalsete filtritega klaasid, mis silmi võimaliku kahjustuse eest kaitsesid. Samamoodi nagu väike kuu võib varjata suure päikese, kustutades tema valguse ja soojuse, võib esindada vaimset varjutust, kui laseme väikestel ja tülikatel takistustel tulla nii lähedale, et need varjavad Jeesuse Kristuse valguse ja tema hiilgava evangeeliumi tõdede ulatuses sära ja soojuse. Vanem Neil Maxwell läks selle analoogiaga veelgi kaugemale, kui ta ütles, mõnikord võib isegi nii pisike asi nagu inimese pöial, kui seda hoitakse silmale piisavalt lähedal tema eest väga suure päikese ära varjata. Kuid päike on endiselt olemas. Inimene on end ise selle suhtes pimedaks muutnud. Kui me laseme teistel asjadel liiga lähedale, pannes need esikohale, siis me varjame oma vaate taevale. On selge, et keegi meist ei taha meelega varjata vaadet taevale või lasta oma elus tekkida vaimsel varjutusel. Lubage mul jagada mõningaid mõtted, mis võivad aidata meil vältida vaimsetel varjutustel püsivat hingelist kahjustusi põhjustamast. Kas mäletate mu kirjeldust erilistest prillidest, mida kasutatakse päikesevarjutuse ajal selleks, et kaitsta silmi pimedaks jäämise eest? Vaadates vaimset varjutust läbi kaitsva ja pehmendava vaimuläätse, võime seda näha evangeeliumi vaatenurgast, mis kaitseb meid vaimse pimeduse eest. Prohvetite sõnad südames ja püha vaim meie nõuandjaks võime evangeeliumi prille kasutades heita pilgu osaliselt varjatud taevasele valgusele, vältides vaimse varjutuse kahju.
kuidas me siis oma evangeeliumi prillid ette paneme? Siin on mõned näited. Meie evangeeliumi prillid teavitavad meid, et issand soovib, et me võtaksime igal nädalal sakramenti, et uuriksime pühakirju ja palvetaksime iga päev. Samuti teavitavad need neid sellest, et saatan ärgitab meid seda mitte tegema ning et ta tahab tähelepanu kõrvalejuhtimise ja maiste kiusatuste abil võtta meilt valikuvabaduse. Isegi Hiobi päevil oli vaimne varjutus, mida kirjeldati järgmiselt. Nad päeva ajal kohtaksid pimedust ja lõuna ajal kobaksid otse kui öösel. Kui ma räägin läbi evangeeliumi prillide vaatamise, siis ma ei soovita meil mitte tunnustada või arutada katsumusi, millega silmitsi seisame, või käia ringi õndsas teadmatuses lõksude ja kurjuse suhtes, mis vaenlane meie ette on pannud. Ma ei räägi silmaklappide kandmisest, hoopis vastupidi, ma soovitan vaadata raskusi läbi evangeeliumi prillide. Vaatenurk on võime näha kogu asjakohast informatsiooni tähendusrikas seoses. Evangeeliumi vaatenurk laiendab meie nägemise igavikuliseks vaateks. Kuid evangeeliumi prillid ette panete, muutub teie vaatenurk, fookus ja see, kuidas te mõtlete oma eelistustest, probleemidest, kiusatustest ja isegi vigadest. Te näete säravamat valgust, mida te ilma nende prillideta ei näeks. Kummalisel kombel ei pruugi vaimset varjutust põhjustada üksnes negatiivsed asjad. Sageli võivad imetlusväärsed või positiivsed püüdlused varjata ära evangeeliumi valguse ja tuua pimeduse. Need ohud või tähelepanu kõrvalejuhtimised võivad olla seotud hariduse ja edukuse, väe ja mõjuvõimu, auahnuse, isegi talentide ja annetega. President Dieter F. Uchtdorf on õpetanud, et igast voorusest, millega üle pingutatakse, võib saada pahe. Saabub hetk, mil teetähistest saavad tõkkepuud ning auahned plaanid ja vastutuse koorem pitsitavad meie kõri. Lubage mul jagada veelgi üksikasjalikumaid näiteid, millest võib olla abi, et vältida meie vaimseid varjutusi. Hiljuti kõnelesin ma BYU naistekonverentsil. Kirjeldasin, kuidas tehnoloogia, sealhulgas sotsiaalmeedia, hõlbustab teadmiste levitamist päästjast kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele. Nende hulka kuuluvad kiriku koduleheküljed nagu LDS.org ja Mormon.org, mobiilirakendused nagu Evangeeliumi raamatukogu, Mormon Channel, vapvahendid ja Family Tree ning sotsiaalmeedia platvormid, muuhulgas Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest. Need sotsiaalmeedia platvormid on saanud sadu miljoneid meeldimisi, jagamisi, vaatamisi, säutsi ja järjehoidjad ning on väga tõhusad evangeeliumi jagamisel. Vaatamata nende tehnoloogiate kõigile voorustele ja sobilikele kasutamisviisidele on nendega seotud riskid, mis liiga lähedale lastuna võivad tuua meile vaimse varjutuse ja blokeerida evangeeliumi sära ja soojuse. Sotsiaalmeedia, mobiilirakenduste ja mängude kasutamine võib olla ülemäära aegavõttev ja võib vähendada vahetut suhtlemist. Isiklike vestluste ärajäämine võib mõjutada abielu, haarata endale hinnaliste vaimsete tegevuse koha ja takistada meie sotsiaalsete oskuste arengut. Seda eriti noorte hulgas. Veel 2 sotsiaalmeediaga seotud ohtu on reaalsuse idealiseerimine ja kurnavad võrdlused. Paljud, kui isegi mitte kõik pildid, mis sotsiaalmeedias postitakse, püüavad kujutada elu kõige paremast küljest, sageli ebarealistlikult. Oleme kõik näinud kauneid kodusisustuse ja imeliste puhkusekohtade, naeratavate selfide, täiusliku toiduvalmistamise ja näiliselt kättesaamatu figuuripilte. Siin on näiteks pilt, mida võite näha kellegi sotsiaalmeedia kontol. Siiski ei kujuta see kogu tõde sellest, mis reaalses elus tegelikult toimub. Võrreldes meie näiliselt keskpärast elu teiste hästi redigeeritud, täielikult kujundatud eluga, nagu seda sotsiaalmeedias näidatakse, võime tunda heidutatust, kadedust või isegi läbikukkumist. Üks inimene, kes jagas paljusid oma fotosid, ütles ehk ainult osalise naljaga pooleks, mis tähtsust on sellel, et sa oled õnnelik, kui sa seda sotsiaalmeedias ei kuuluta.
Nagu õde Oskarson meile täna hommikul meelde tuletas, ei olene edu sellest, kui palju meeldimisi me saame või kui palju sotsiaalmeedias sõpru ja jälgijaid meil on. See on hoopis seotud teistega, sisuka suhtlemise ja nende ellu valguse lisamisega. Loodetavasti me õpime, kuidas jääda iseendaks, leida rohkem huumorit ja kogeda vähem heidutatust, kui vaatame pilte, mis võivad kujutada idealiseeritud tõelisust ja mis viivad liiga sageli kurnava võrdlemiseni. Ilmselt ei ole võrdlemine lihtsalt meie ajamärk, vaid seda tehti ka möödunud aegadel. Apostel Paulus hoiatas enda päevil inimesi, et ei ole tark, et nad endid mõõdavad iseennastega ja võrdlevad iseennastega. Kasutagem neid paljusid sobilikke ja inspireerivaid tehnoloogiaid selleks, et ennast harida, inspireerida ja tõsta ning tiivustada teisi saama võimalikult heaks, selle asemel, et kasutada neid oma idealiseeritud virtuaalsete minade eksponeerimiseks. Samuti õpetagem ja näidakem tehnoloogia õigemeelset kasutamist peale kasvavale põlvkonnale ja samuti hoiatagem neid selle kasutamisega kaasnevate ohtude eest. Vaadates sotsiaalmeediat läbi evangeeliumiprillide võime hoida ära selle muutumise meie elu vaimseks varjutuseks. Räägigem nüüd igivanast komistuskivist, uhkusest. Uhkus on vastand alandlikkusele, mis on valmisolek alistuda issanda tahtele. Olles uhked, soovime võtta au pigem endale, kui anda see teistele, kaasa arvatud issandale. Uhkus on sageli võistlev. See on kalduvus püüda saada endale rohkem ja pidada end teistest paremaks. Sageli on uhkus viha ja vihkamise tulemuseks. See paneb inimese vimma kandma ja andestamist tagasi hoidma. Siiski neelab kristlik alandlikkus uhkuse endasse. Suhteid isegi oma pere ja lähedastega, eriti just pere ja lähedastega, isegi abikaasade vahel, edendab alandlikkus ja pidurdab uhkus. Aastaid tagasi helistas mulle suure kaupluseketi juht, et rääkida oma firmast, mida üks tema konkurentidest soovis üles otsida. Tema ja paljud teised peakorteri töötajad olid äärmiselt mures, et nad jäävad oma tööst ilma. Teades, et ma olen hästi tuttav ostjaga, ettevõtte kõrgema juhtkonnaga, palus ta, kas võiksin teda tutvustada ja soojalt soovitada ning isegi tema eest kohtumise kokku leppida. Ta lõpetas oma jutu sõnadega, tead ju, mida öeldakse, tasased hävivad. Mõistsin, et tema sõnad olid tõenäoliselt naljana mõeldud. Sain tema naljast aru, kuid minu arvates võis üks oluline põhimõte talle kasuks tulla. Ma vastasin, tegelikult see pole päris see, mida öeldakse. Asi on hoopis vastupidi. Tasased pärivad maa, on õige ütlus. Mu kogemused kirikus ja seoses kogu mu karjääriga on näidanud, et mõned suurimad ja kõige edukamad inimesed, keda olen tundnud, on kuulunud kõige tasasemate ja alandlikumate hulka. Alandlikkus ja tasadus on nagu sukk ja saabas. Pidagem meeles, et mitte keegi pole vastuvõetav Jumala ees, kui vaid südames tasane ja vaga. Ma palvetan, et me püüaksime vältida uhkuse vaimset varjutust, võttes omaks alandlikkuse vooruse. Kokkuvõtteks on päikesevarjutus tõepoolest imetlusväärne looduse ime, mille ajal päikese ilu, soojus ja valgus võib täielikult varjata võrdlemisi tähtsusetu objekt, mis toob pimedust ja jahedust. Samasugune ilming võib aset leida ka vaimses mõttes. Kui muidu väikesed ja tähtsusetud asjad tulevad liiga lähedale ja varjavad ära Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilu, soojuse ja taevase valguse, asendades selle külma pimedusega. Silmakaitsed, mis on loodud kaitsma nende nägemist, kes on täieliku päikesevarjutuse piirkonnas, aitavad vältida silmade püsivat kahjustust. Evangeeliumiprillid, mis sisaldavad teadmisi ja tunnistust evangeeliumi põhimõtete ja talituste kohta, annavad vaimset kaitset ja toovad selgust kellelegi, keda ähvardavad vaimse varjutuse ohud. Te saate jaola kõigele, mis tundub varjutama teie elus evangeeliumi rõõmu ja valgust. Kutsun teid vaatama läbi evangeeliumiprillide ning mitte laskma ebaolulistel ja tähtsusetutel asjadel varjutada teie igavikulist vaadet suurele õnneplaanile.
lühidalt, ärge laske elu takistustel varjutada taevavalgust. Ma tunnistan, et pole oluline, milline takistus evangeeliumi valgus meie eest varjab, sest valgus on endiselt olemas. Soojuse, tõe ja sära allikas on Jeesuse Kristuse evangeelium. Ma tunnistan armastavast taevasest Isast, tema pojast Jeesusest Kristusest ning tema rollist meie päästja ja lunastajana. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Mitu aastat tagasi tuli president Gordon B. Hinckley ülikooli Ameerika jalgpallimängu vaatama. Ta tuli teatama, et staadionile antakse nimi meeskonna kauaaegse armastatud treeneri järgi, kes pidi pensionile jääma. Meeskond tahtis väga oma treeneri auks mängu võita. President Hinkley't kutsuti külastama riietusruumi ja jagada mõningaid innustavaid sõnu. Saanud innustust tema sõnasest, võitis see meeskond sel päeval mängu. Täna sooviksin ma kõneleda neile, kes tunnevad, et ei ole elus võidukad. Tõde on muidugi, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Kuid kui spordis võib esineda kaotusteta hooaegu, siis elus neid pole. Kuid ma tunnistan teile, et päästja Jeesus Kristus tegi täiusliku lepituse ja andis meile kõigile meeleparanduse anni. Tee tagasi täiusliku lootuse sära ja võiduka elu juurde. Liiga tihti mõtleme meeleparandusest kui millestki vaevalisest ja masendavast, kuid Jumala plaan on õnneplaan, mitte vaevaplaan. Meeleparandus on ülendav ja üllas. See on patt, mis toob kurvastust. Meeleparandus on meie pääsetee. Vanem D. Todd Christofferson on selgitanud, ilma meeleparanduseta elu ei parane. Üksnes läbi meeleparanduse saame osa Jeesuse Kristuse lepitavast armust ja päästmisest. Meeleparandus toob meile vabadust, enesekindlust ja rahu. Minu sõnum kõikidele, eriti noortele on, et meeleparandus on alati positiivne. Kui me räägime meeleparandusest, ei räägime ainult enese parendamise püüdlustest. Tõeline meeleparandus on palju enamat. See saab innustust usust Jeesusesse Kristusesse ja tema väest meie patta andestada. Nagu vanem Dale G. Renlund on meile õpetanud, ilma päästjata muutub meeleparandus lihtsalt vaevaliseks käitumise muutmiseks. Me võime püüda ise oma käitumist muuta, kuid ainult päästja võib eemaldada meie plekid ja tõsta meie koormad, võimaldades meil enesekindlalt ja jõuliselt püüelda edasi kuulekuse rajal. Rõõm meeleparandusest on enamat kui rõõm hea elu elamisest. See on rõõm, mis tuleb andestusest, uuesti puhtaks saamisest ja Jumalale lähenemisest. Kui te olete kord seda rõõmu kogenud, siis ei kõlba teile midagi vähemat. Tõeline meeleparandus innustab meid suhtuma pühendunult kuulekusse ja lepingusse, mis saab alguse ristimisest ja mida uuendatakse igal nädalal issand õhtusööma ajal sakramenti võttes. Seal saame lubaduse, et vaim oleks alati meiega, kogu rõõmu ja rahuga, mis tuleb tema pidevast kaaslusest. See on meeleparanduse vili ja see teeb meeleparanduse rõõmuküllaseks. Mulle meeldib tähendamissõna kadunud pojast. Selles hetkes, kui kadunud poeg endasse keskenes, on midagi liigutavat. Istudes sigade juures, soovides oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, mõistis ta lõpuks, et ta polnud mitte ainult raisanud ära isalt saadud päranduse, vaid ka oma elu. Uskudes, et tema isa võib ta tagasi võtta, kui mitte pojana, siis vähemalt teenijana, otsustas ta heita kõrvale oma mässumeele ja koju minna. Olen tihti mõtisklenud poja pikast koduteest. Kas oli aegu, mil ta kahtles ja küsis endalt, kuidas mu isa mind vastu võtab? Ehk astus ta isegi mõne sammu tagasi sigade poole. Kujutage, kuidas see lugu muutuks, kui ta oleks alla andnud. Kuid usk aitas tal edasi liikuda ja usk innustas tema isa tee poole vaatama ja teda kannatlikult ootama, kuni lõpuks ta oli alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud.
aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmussõrme ja kingad jalga, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja on leitud. Vennad ja õed, me oleme kõik kadunud. Me peame kõik keskenema endasse, tavaliselt rohkem kui ühe korra, ja valima teeraja, mis viib tagasi koju. See on valik, mida me teeme iga päev terve elu jooksul. Me seostame meeleparandust ränkade pattudega, mis nõuavad vägevat muutust, kuid meeleparandus on kõigi jaoks. Nii nende, kes uitasid keelatud radadele ning jäid kadunuks, kui ka nende jaoks, kes on jõudnud sellele kitsale ja ahtale teerajale ja peavad nüüd edasi pürgima. Meeleparandus viib meid nii õigele rajale, kui ka hoiab meid õigel rajal. See on neile, kes alles hakkavad uskuma, neile, kes on alati uskunud ja neile, kes peavad taas uskuma hakkama. Nagu vanem David A. Bednar on õpetanud, enamikul meist on selge, et lepitus on patustajate jaoks. Ma pole aga kindel, et teame ja mõistame, et lepitus on ka pühade, heade inimeste jaoks, kes on kuulekad, väärilised ja püüavad saada paremaks. Hiljuti külastasin ma missionäride koolituskeskust, kui sinna saabus grupp uusi missionäre. Olin sügavalt liigutatud, kui neid vaatasin ja märkasin valgust nende silmis. Nad paistsid nii helged ja õnnelikud ning entusiastlikud. Siis tabasin end mõttelt. Nad on kogenud usku meeleparanduseks. Seepärast on nad täidetud rõõmu ja lootusega. Ma ei arva, et see tähendab, et neil oli kõigil minevikus tõsiseid üleastumisi, kuid arvan, et nad teadsid, kuidas meelt parandada. Nad olid õppinud, et meeleparandus on positiivne ja nad olid valmis ning innukad seda rõõmusõnumit maailmaga jagama. See juhtub, kui me tunneme meeleparanduse rõõmu. Mõtelge Eenose eeskujule, temal oli enda enesesse keskenemise hetk ja kui tema süü oli ära pühitud, pöördus tema süda koheselt teiste heaolu poole. Eenos veetis oma ülejäänud elu, kutsudes kõiki inimesi tegema meeleparandust ja tundes sellest rõõmu rohkem kui millegi muu üle maailmas. Meeleparandus teeb seda, see pöörab meie südame meie ligimise poole, kuna me teame, et rõõm, mida tunneme, on mõeldud kõikide jaoks. Mul on sõber, kes kasvas ebaaktiivses viimse aja pühade peres. Noore vallalisena keskenes ta enesesse ja otsustas valmistuda missioniks. Temast sai suurepärane missionär. Tema viimasel päeval enne koju naasmist vestles missionijuhataja temaga ja palus tal tunnistust jagada. Ta tegi seda ja pärast pisarsilmset kallistust ütles missionijuhataja, vanem, sa võid vaid mõne kuu jooksul unustada või eitada kõike, millest sa äsja tunnistasid, kui sa ei jätka nende asjade tegemist, mis aitasid sul tunnistust saada. Mu sõber ütles mulle hiljem, et on pärast missionit naasmist iga päev palvetanud ja pühakirju lugenud. Pidev koosutamine Jumala hea sõnaga on hoidnud teda õigel teel. Teie, kes te valmistute põhimissioniks ja teie, kes te olete missionilt naasmas, pange tähele. Ei piisa ainult sellest, et te saate tunnistuse. Te peate seda hoidma ja tugevdama. Nagu iga missionär teab, kui te lõpetate jalgrattaga pedaalide väntamise, kukub jalgratas ümber ja kui te lõpetate oma tunnistuse toitmise, siis see nõrgeneb. Sama põhimõte käib ka meeleparanduse kohta. See on elukestev pingutus, mitte üks kord elus saadav kogemus. Kõik, kes otsivad andestust, noored vallalised, täiskasvanud, lapsevanemad, vanavanemad, jah, ja isegi vanavanemad, ma kutsun teid koju tulema. Praegu on aeg peale hakata. Ärge lükake edasi oma meeleparanduse päeva. Seejärel, kui olete selle otsuse teinud, jätkake sellel rajal käimist. Meie isa ootab teid ja igatseb teid vastu võtta. Tema käed on päev läbi välja sirutatud teie poole. Autasu on pingutust väärt. Pidage meeles neid Nefi sõnu. Te peate Kristuses püsivana edasi pürgima täiusliku lootuses ära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Mispärast, kui te edasi pürgite, toitudes rõõmuga Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni vaata, nõnda ütleb isa,
te saate igavese elu. Mõnikord tundub teekond pikana. See on ju ikkagi teekond igavese elu suunas. Kuid see võib olla õnnelik teekond, kui me püüdleme selle poole usuga Jeesusesse, Kristusesse ja lootusega tema lepitusele. Ma tunnistan, et samal hetkel, kui me astume meeleparanduse rajale, kutsume päästja lunastavat väge oma ellu. See vägi kinnitab meie jalgu, avardab meie vaatevälja ja süvendab meie otsusekindlust edasi pürgida samm sammu järel kuni hiilgava päevani, kui me lõpuks jõuame oma taevasesse koju ja kuuleme oma taevast isa meile ütlemas, see on hea. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Humility about who we are and God's purpose for us is essential. Since my service in the British mission as a Oluline on olla alandlik selles, kes me oleme ja Jumala eesmärgiks meie jaoks. Alates ajast, mil teenisin noore mehena Briti missionil, on mulle meeldinud Briti huumor. Seda iseloomustab mõnikord enesekriitiline, tagasihoidlik ja alandlik lähenemine elule. Näide sellest huumorist on suve kirjeldamine. Briti suved on suhteliselt lühikesed ja ettearvamatud. Nagu ütles üks kirjanik tagasihoidlikult, mulle meeldib Briti suvi. See on minu lemmikpäev aastas. Minu lemmikud Briti koomiksi tegilast kujutati ärkamas voodis hilja hommikul ja ütlemas oma koertele. Oh heldust, ma kardan, et märkasime liiga hilja ja magasime suve maha. Sellele huumorile on sarnane meie elu selles kaunis maailmas. Pühakirjad ütlevad selgelt, et meie hinnaline surelik eksistents kestab lühikest aega. Võiks isegi ütelda, et igavikulisest vaatenurgast on meie elu maa peal sama kiirelt mööduv kui Briti suvi. Mõnikord kirjeldatakse inimeste eesmärki ja eksistentsi väga alandlike sõnadega. Prohvet Mooses kasvas üles oludes, mida mõned tänapäeval kutsuksid eelisseisuseks. Nagu on kirjutatud kallihinnalises pärlis, andis Issand Moosesele teda prohvetitööks ette valmistades ülevaate maailmast ja kõikidest inimlastest, kes on ja olid loodud. Moosese mõnevõrra üllatunud reaktsioon sellele oli, nüüd ma tean, et inimene ei ole midagi, mida ma polnud kunagi arvanud. Seejärel justkui vastuväitena Moosese igasugustele tähtsusetutele tunnetele kuulutas Jumal oma tõelise eesmärgi, sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igavene elu. Me kõik oleme Jumala ees võrdsed. Tema õpetus on selge. Mormoni raamatust võime lugeda. Kõik on Jumalale ühesugused, sealhulgas mustad ja valged, orjad ja vabad, mehed ja naised. Ja sellele vastavalt kutsutakse kõiki tulema Issanda juurde. Igaüks, kes väidab, et on isa plaani kohaselt rassi, soo, rahvuse, keele või majandusliku olukorra pärast teistest üle, eksib moraalselt ega mõista Issanda tõelist eesmärki kõikide meie isa laste jaoks. Kahjuks võib meie päevil pea igal ühiskonna tasemel näha enesetähtsuse ja ülbusega uhkeldamist, samas kui halvustatakse alandlikkust ja vastutust Jumala ees. Suur osa ühiskonnast on kaotanud arusaamise põhitõdedest ega mõista, miks me oleme maa peal. Tõelist alandlikkust, mis on esmatähtis saavutamaks eesmärke, mis Issandal meie jaoks on, kohtab harva. On tähtis mõista Kristuse alandlikkuse õigemeelsuse, karakteri ja intelligentsuse suurust, nagu seda kirjeldatakse pühakirjades. On rumal alahinnata vajadust pidevalt, igapäevaselt püüelda nende kristlike omaduste ja eriti just alandlikkuse poole. Pühakirjad ütlevad selgelt, et kuna see elu on suhteliselt lühike, on see ülimalt tähtis. Amulek, kes oli Mormoni raamatus Alma missionikaaslane, ütles, see elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Jah, vaata, selle elupäev on inimestele päev oma töö tegemiseks.
me ei taha minu koomiksitegelase sarnaselt seda elu maha magada. Päästja eeskuju alandlikkusest ja ohvertusest kogu inimkonna eest on ajaloo kõige märkimisväärsem sündmus. Päästja kui jumaluse liige oli nõus tulema maa peale väikese imikuna ja alustada eksistentsi, mis hõlmas tema vendade ja õdede õpetamist ja tervendamist ning lõpuks Getsemanis ja ristil kirjeldamatu valu kannatamist, et täiustada tema lepitust. Seda Kristuse armastuse ja alandlikkuse tegu teatakse kui tema alandumist. Ta tegi seda iga mehe ja naise eest, kelle Jumal on loonud või loob. Meie taevane Isa ei soovi, et tema lapsed tunneksid heitumust või annaksid alla oma püüdlustes jõuda celestilise hiilguseni. Kui me tõeliselt mõtiskleme Jumala Isa ja Poja Kristuse üle, kes nad on ja mida nad on meie heaks korda saatnud, siis täidab see meid aupaklikkuse, imetluse, tänulikkuse ja alandlikkusega. Alma küsis oma päevil küsimuse, mis on asjakohane ka tänapäeval. Kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu lunastavast armastusest, siis ma tahaksin küsida, kas te tunnete niimoodi nüüd? Alma jätkas, kas te võiksite öelda, kui te kutsutakse sel hetkel surema, et te olete olnud piisavalt alandlikud. Iga kord, kui ma loen, kuidas Alma noorem loobus oma riigipea rollist, et Jumala sõna jutlustada, avaldab see mulle muljet. Almal oli selgelt sügav tunnistus Jumala Isast ja Jeesusest Kristusest ja tundis, et vastutab nende ees täielikult ja ilma mööndusteta. Tal olid õiged prioriteedid ja alandlikkus loobumaks staatusest ja positsioonist, kuna ta mõistis, et issanda teenimine on palju tähtsam. Eriti väärtuslik on olla elus küllaldaselt alandlik, et aidata rajada kirikut. Näide kiriku ajaloost on illustreeriv. 1837. aasta juunis sai prohvet Joseph Kirtlandi templis inspiratsiooni kutsuda apostel Heber C. Kimball viima Jeesuse Kristuse evangeeliumi Inglismaale ja avama ukse selle rahva päästmiseks. Apostel Orson Hyde ja mõned teised määrati teda teekonnal saatma. Vanem Kimballi vastus oli imetlusväärne. Mõte, et mind määratakse täitma sellist tähtsat missionit, oli peaaegu rohkem, kui suutsin kanda. Ma olin peaaegu valmis uppuma minule asetatud koorma all. Sellest hoolimata võttis ta selle missioni vastu täieliku usu, pühendumuse ja alandlikkusega. Mõnikord tähendab alandlikkus võtta vastu kutseid, kui me ei tunne, et oleme selleks võimelised. Mõnikord tähendab alandlikkus teenida ustavalt, kui me tunneme, et oleme võimelised suuremateks ülesanneteks. Alandlikud juhid on näidanud sõna ja eeskujuga, et pole tähtis, kus me teenime, vaid kui ustavalt me teenime. Mõnikord on alandlikkus saada üle haavatud tunnetest, kui tunneme, et juhid või teised liikmed on meid halvasti kohelnud. 23. juulil 1837 kohtus prohvet Joseph vanem Thomas B. Marshiga 12 kvoorumi juhatajaga. Vanem Marsh oli pahane, et prohvet oli kutsunud 2 tema kvoorumi liiget missionile Inglismaale ilma temaga nõu pidamata. Kui Joseph vanem Marshiga kohtus, pandi haavatud tunded kõrvale ja prohvet sai märkimisväärse ilmutuse. Nüüd on see ilmutus õpetuse ja lepingute 112. osa. See annab imelist juhatust taevast alandlikkuse ja missionide kohta. 10. salmis on kirjas, ole alandlik ja issand sinu Jumal juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele. See ilmutus anti täpselt samal päeval, kui vanemad Kimball, Hyde ja John Goodson täis alandlikkust kuulutasid Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest Vauxhalli kabelis Prestonis, Inglismaal. See oli esimene kord sellel evangeeliumi ajajärgul, mil missionärid kuulutasid taastatud evangeeliumi väljaspool Põhja-Ameerikat. Nende missionitöö tõi pea kohale usku pöördunute ristimisi ja viis paljude ustavate liikmeteni. Ilmutuse järgnevad osad juhivad missionitööd meie päevil. Osaliselt on seal kirjas, kelle iganes te saadate minu nimel, sellel on võim avada minu kuningriigi uks igale rahvale, kuivõrd nad alandavad ennast minu ees ja püsivad minu sõnas ning võtavad kuulda minu vaimu häält. Alandlikkus, mis on selle imelise missionide aluseks, võimaldas issandal rajada imelisel viisil tema kirikut.
Õnneks näeme seda praegu jätkuvalt kirikus. Liikmed, sealhulgas pealekasvav põlvkond, annavad oma aega ja lükkavad edasi õpingud ja töö, et teenida missionil. Paljud vanemad liikmed jätavad töö ja teevad teisi ohverdusi, et teenida Jumalat mis tahes rollis neid teenima kutsutakse. Me ei luba isiklikel probleemidel segada või häirida meil saavutamast tema eesmärke. Kirikus teenimine nõuab alandlikkust. Me teenime alandlikult, kui meid kutsutakse kogu oma väest, meelest ja jõust. Igal kiriku tasemel on tähtis mõista kristliku alandlikkuse omadust. Igapäevane alandlikkus on esmatähtis aitamaks inimestel valmistuda Jumalaga kohtumiseks. Issand austamise ja tema enda tahtele allutamise eesmärk ei ole tänapäeva ühiskonnas nii auses, kui see on olnud minevikus. Mõned teiste usulahkude kristlikud juhid usuvad, et me elame Kristuse järgses maailmas. Mitmeid põlvkondi on usupõhine alandlikkuse väärtus ja kodanikuväärtused nagu tagasihoidlikkus ja vaoshoitus olnud ülekaalukateks käitumisnormideks. Tänapäeva maailmas pannakse suuremat rõhku uhkusele, eneseülendamisele ja niinimetatud autentsusele, mis viib mõnikord tõelise alandlikkuse puudumiseni. Pühakirjad toetavad teistsugust lähenemist. Need pakuvad, et me peaksime olema tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid. See tähendab tugevat vastutustunnet Jumala ees ja alandlikku lähenemist elule. Kuningas Benjamin õpetas, et loomupärane inimene on Jumala vaenlane ja andis nõu, et me peaksime alistuma püha vaime kutsele. Ta selgitas, et muuseas nõuab see, et saaksime alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust. Mõned kasutavad vääralt sõna autentne, et tähistada loomulikku inimest ja omadusi, mis on alandlikkuse, lahkuse, armulikkuse, andestuse ja tsiviilsuse vastandid. Me võime tähistada oma isiklikku unikaalsust Jumala lastena, ilma et kasutaksime autentsust oma mittekristliku käitumise vabandusena. Meie püüdlustes alandlikkuse poole raskendab kaasaegne internet uhkuse vältimist. 2 näidet on enesekeskne vaata mind lähenemine või teiste ründamine sotsiaalmeedias käratsedes. Veel üks näide on alandlik kiitlemine. Seda defineeritakse kui näiliselt tagasihoidlik või enesekriitiline ütlus või pilt, mille tegelik eesmärk on tõmmata tähelepanu millelegi, mille üle uhkust tuntakse. Prohvetid on alati hoiatanud uhkuse ja maailma tühiste asjade eest. Samuti paneb muretseme viisaka suhtluse laiaulatuslik allakäik. Valikuvabaduse igavikuline põhimõte nõuab, et me austaksime paljusid valikuid, millega me ise ei nõusta. Konflikt ja tüli ületavad nüüd tihti tavaviisakuse piire. Me vajame rohkem tagasihoidlikkust ja alandlikkust. Alma hoiatab meid, et me ei oleks iseennast täis oma südame uhkuses, arvates, et üks teisest on parem kui teine ja kiusates taga alandlikke, kes kõnnivad Jumala püha korra järgi. Olen leidnud siirast headust igast usust inimeste seas, kes on alandlikud ja tunnevad vastutust Jumala ees. Paljud neist järgivad Vana-testamendi prohveti Miika õpetusi, kes kuulutas: ja mida nõuab Jehova sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. Kui me oleme tõeliselt alandlikud, siis me palume andestust ja andestame teistele. Nagu me lugesime Moose raamatust, õpetas Alma, et nii tihti, kui me meelt parandame, andestab Issand meile meie ülesaastumised. Teisest küljest, nagu on öeldud meie isa palves, kui me ei andesta teiste üleastumisi, toome enese süüdimõistmise alla. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele antakse meie patud meeleparanduse kaudu andeks. Kui me ei andesta neile, kes meie vastu eksivad, siis hülgame päästja lepituse.
kui me peame viha, keeldume andestamast ja ei lähene oma suhetele alandlikult kristlikul viisil, siis toob see meid tõepoolest süüdimõistmise alla. Vihapidamine mürgitab meie hinge. Lubage mul hoiatada igasuguse ülbuse eest. Issand pakub meile prohvet Moroni kaudu teravat kontrasti ülbete ja alandlike vahel. Narrid pilkavad, aga nad hakkavad leinama ja minu arm on küllaldane tasastele. Issand kuulutas veel, ma annan inimestele nõrkust, et nad oleksid alandlikud ja minu arm on küllaldane kõikidele inimestele, kes alandavad end minu ees, sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks. Alandlikkus tähendab samuti tänulikkust meie arvukate õnnistuste ja jumaliku abi eest. Alandlikkus ei ole mingi suur kindlalt määratletud saavutus või isegi mingi suurte katsumuste ületamine. See on märk vaimsest tugevusest. See on vaikne kindlus, et päev päevalt ja tund tunnilt võime loota Issandale, teenida teda ja saata täide tema eesmärke. Minu palve on, et selles tüliderohkes maailmas püüdleksime iga päev tõelise alandlikkuse poole. Lemmikluuletus ütles seda järgmiste sõnadega. Ei kohku suur ka siis, kui käes on igavene igapäev. Ma jagan kindlat tunnistust päästjast ja tema lepitusest ning tema igapäevase alandliku teenimise võimsast tähtsusest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Täna päike särab südames, number 143. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Ronald A. Raspandi 12 apostli kvoorumist. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem O. Vincent Halleckit 70. This is the See on 187th Viimsaja Pühade Jeesuse General Kristuse kiriku Conference. 187. sügisene üldkonverents. For
Brothers and sisters, vennad ja as õed, I stand here in this inspiring, seistes siin inspireerival üleilmsel üldkonverentsil feel your strength ning tunnetades teie jõudu ja meelestatust, ei jää mul üle muud, kui mõelda apostel Peetruse sõnadele. Issand, siin on meil hea olla. That is not exactly See what pole Alma just said. see, mida ütles Alma pärast seda, kui oli jutlustanud rahvale Ammoniihas. Alma left the city. Alma lahkus linnast rahva pahelisuse pärast. Soon an angel appeared Peagi ilmus Almale ingel ja kutsus teda pöörduma tagasi Ammoniiha linna again. ja jutlustama taas linna rahvale. Alma did so. Alma tegi seda kiiresti, minnes linna teist teed mööda. As he entered the city, he Kui ta linna sisenes, oli ta näljane ja ta ütles ühele mehele, kas sa annaksid alandlikule Jumala teenijale midagi süüa. and the man said unto him, Ja mees ütles temale, ma olen nefilane Thou art a ja ma tean, et sa oled Jumala püha prohvet, thou art the man sest sina oled mees, kelle kohta ingel ütles nägemuses, shalt receive. võta vastu. The man was Amulek. See mees oli Amulek. Alma just happened Kas Alma lihtsalt sattus Amuleki teele? It was no Ei, coincidence that see polnud juhus, et ta läks linna seda teed pidi, this faithful man, mida mööda ta jõudis selle ustava meheni, kellest sai tema missionikaaslane. L.A. Maxwell once Vanem Neil A. Maxwell on selgitanud, of us ever fully keegi meist ei kasuta inimestega lävides iial täielikult ära parajaid silmapilke, mida meile jagatakse meie sõpruskonnas. call these Võime öelda, et selline teede ristumine on kokkusattumus. is understandable. See sõna on surelikele kasutamiseks arusaadav, kuid kokkusattumus pole õige sõna kõike teadva Jumala tegemiste kirjeldamiseks. He does not do things Ta ei tee midagi kokkusattumuse tulemusena, vaid design. jumaliku plaani järgi. Our lives are like a chessboard. Meie elu on nagu malelaud ja issand liigutab meid ühest kohast teise, If we are responsive to kui oleme vastuvõtlikud vaimsetele õhutustele. we can see his Kui vaatame tagasi, võime märgata oma elus tema can kätt. see such heavenly intervention. Me näeme taeva sekkumist, By returns to kui Nefi läheb tagasi Laabanilt plaate tooma. was led by the Spirit. Vaim juhtis teda, sest ta ei teadnud ette, mida ta peaks tegema. Laban was soon before him. Peagi oli Laaban joomauimas tema ees ja Nefi tappis ta, Retrieved the plate, võttis plaadid fled back to his brother. ja põgenes tagasi oma vendade juurde. Was he fortunate to just happen Kas upon tal läks see õnneks ja ta lihtsalt sattus Laabanile peale või kas see toimus jumaliku plaani järgi? events unfold in the gospel? Evangeeliumis ja kirikus avalduvad tähendusrikkad sündmused, mis viivad edasi Jumala kuningriiki maa peal. They are not by accident. Need ei leia aset juhuslikult, vaid Jumala plaani järgi. Who fashioned this Tema, kes vormis selle maailma, calm the seas with his võib rahustada mered oma sõnaga ning juhatada nii Alma kui Amuleki ning Nefi ja Laabani täpselt õigel ajal õigesse kohta. right time. Likewise, events and Sarnaselt avanevad meie kõigi elus sündmused ja suhted, mis edendavad Jumala tööd maa peal. Dear Elder Joseph B. Worth, Vanem Joseph B. Worthlin rääkis ühest juhtumist, mil president Monson oli talle öelnud, guiding hand of kõik on juhatava käe all. often when things happen. Sageli ei juhtu asjalood juhuslikult. One day when we look Kui vaatame ühel päeval tagasi näilistele kokkusattumustele oma elus, we will realize mõistame, et ehk polnudki neis lõppude lõpuks midagi juhuslikku. most often our good Enamasti on meie head teod teada vaid vähestele, they are however recorded. kuid need pannakse kirja taevas. We will stand as a Ühel päeval seisame kui tunnistajad, et oleme pühendunud kogu hingest righteousness. õigemeelsuse tegudele. Trial or Ükski katsumus ega häda ei saa Jumala õnneplaanile vahele segada. indeed by divine Tõepoolest, jumaliku plaani järgi in the morning. hommikul on hõiskamine. Came into the world to do Mina tulin maailma, et teha isa tahet, õpetas Jeesus. dear brothers and sisters, Vennad ja õed, have we. ka meie oleme selleks siia tulnud. Experience of my own life's Ma tean elurännakul kogetu põhjal, et issand liigutab meid sel näilisel malelaual, do his work.
oma tööd tegema. See, mis võib näida juhusena, toimub tegelikult armastava taevaisa pilgu all, kes suudab ära lugeda kõik juuksekarvad kõigi peas. Isegi varblane ei lange maha ilma meie isa märkamata. Issand on meie elu pisiasjades ning need juhtumid ja võimalused valmistavad meid ülendama oma pere ja teiste meelt, kui aitame ehitada Jumala kuningriiki maa peal. Pidage meeles issanda sõnu Abrahamile. Ma tean lõppu algusest peale, mispärast minu käsi on sinu peal. Issand pani mind koju, kus olid armastavad vanemad. Maailma standardite järgi olid nad tavalised inimesed. Minu pühendunud isa oli veoautojuht. Minu inglist ema oli kodune ema. Issand aitas mul leida mu armsa naise Melanie. Ta õhutas ühte ärimeest, kellest sai kallis sõber, andma mulle töövõimalust. Issand kutsus mind teenima missionil nii noore mehena kui ka misjoni juhatajana. Ta kutsus mind 70 koorumisse ja on kutsunud mind nüüd apostliks. Mõistan tagasi vaadates, et mina ühtegi neist nupuliigutustest ei organiseerinud. Seda tegi issand, just nagu ta organiseerib tähtsaid nupuliigutusi teie ja teile armsate inimeste puhul. Mida peaksite oma elus otsima? Mis on need Jumala imed, mis tuletavad teile meelde, et ta on lähedal ja ütleb, olen siin samas? Mõelge neile vahel igapäevastele hetkedele, mil issand on teie elus toimetanud ja taas uuesti toimetanud. Pidage neid kalliks kui hetki, mil issand on näidanud, et ta usaldab teid ja teie valikuid. Kuid lubage tal teha teist midagi enamat kui see, mida te ise endast teha suudate. Pidage tema osalust kalliks, vahel võtame muutusi oma plaanides, kui rännakule ette tulnud eksisamme. Mõelge neile pigem kui esimestele sammudele issanda ülesande täitmisel. Mõned kuud tagasi liitus meie tütre-tütar noorterühmaga, et külastada mõnda kiriku ajaloolist paika. Viimase reisikirjelduse järgi pidid nad sõitma läbi just sellest piirkonnast, kus teenis missionärina tema vend, meie tütrepoeg. Tütre-tütrel polnud mingit kavatsust oma venda tema missionil külastada. Kui aga buss sõitis linna, kus ta vend teenis, nähti seal kahte missionäri tänaval jalutamas. Üks missionäridest oli tema vend. Buss täitus ootusärevusest, kui noored palusid bussijuhilt tee ääres peatuda, et õde saaks oma venda tervitada. Pärast pisaraid ja häid sõnu oli ta vend vähem kui minuti pärast taas oma teel misjoni kohustusi täitma. Saime hiljem teada, et vend oli olnud seal tänaval vähem kui 5 minutit kõndides pärast kellegagi kokkusaamist oma autosse. Taevasel isal võib olla meeles teatud kavatsus, kui ta paneb meid eri olukordadesse. Ta on teinud seda minu elus ja teeb seda teie elus, nagu ta tegi seda meie lapselaste elus. Igaüks meist on väärtuslik ja issand, kes hoolib, sosistab ja valvab meie kõigi üle ainulaadsel viisil, armastab meid. Ta on lõpmatult targem, vägevam kui surelikud inimesed. Ta teab meie probleeme, kordaminekuid ja õigemeelseid südamesoove. Kui ma rohkem kui aasta tagasi templiväljakul jalutasin, tuli üks õde missionäridest minu juurde ja küsis, kas te mäletate mind? Ma olen Floridast. Ta ütles mulle, et ta nimi on õde Aida Chilan. Jah, mäletasin selgelt kokkusaamist tema ja ta perega. Tema vaiajuhataja oli soovitanud meil külastada nende perekonda. Tuli ilmsiks, et olime seal nende tütre Aida pärast, kes polnud saanud ristitud. Pärast meie külaskäiku ja rohkem kui aasta kestnud õpetamist ja osadust sai Aida
ristitud. After we visited on Temple Square, kui olime templiväljakul juttu ajanud, kirjutas Aida mulle kirja. Ta ütles, I know with all my tean kogu südamest, et taevane isa teab meid kõiki ja paneb meid jätkuvalt põhjusega üksteise teele. thank you for being one of Aitäh, et olite üks minu missionäridest. reaching out to me and finding Et ulatasite mulle sõbra käe ja leidsite mind 5 aastat tagasi. also sent me her conversion, Lisaks saatis Aida mulle oma pöördumisloo, kus ta räägib tema elus aset leidnud jumalikest kokkusattumustest, mis on viinud tema ristimise, liikmeks kinnitamise, templiväljaku missiooni ja hiljuti sõlmitud templi abieluni. temple marriage. Was it a mere coincidence Kas see oli pelk kokkusattumus, et vaiajuhataja juhatas meid Chilani koju or that she and I või et kohtusin temaga hiljem templiväljakul? Aida's testimony Aida tunnistus tõendab, et see kõik oli osa Jumala of God's. jumalikust plaanist. The Lord loves to be with us. Issandale meeldib olla meiega. That when you are Pole mingi kokkusattumus, et kui te tunnete tema vaimu ja võtate kuulda esmaõhutusi, tunnete teda, nagu ta on lubanud. before your Ma lähen teie palge eel. be on your right Ma olen teie paremal käel ja vasakul and my spirit ja minu vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, round about you. et teid toetada. We all have similar Meie kõigi elus leiab aset midagi selle sarnast. may meet someone who Võib-olla kohtame kedagi, kes tundub tuttav, an acquaintance. kohtume taas vana tuttavaga või leiame midagi ühist mõne võõraga. Those occur Ehk tuletab issand meile selliste juhtumitega meelde, are all et me oleme kõik vennad ja õed. we are really engaged Meil on tõepoolest ühine aade, mis on Joseph Smithi sõnul the cause of. Kristuse aade. Now where does agents Kuid kuidas sobitub jumaliku plaaniga meie valikuvabadus? we have a choice to follow See, kas me järgime oma päästjat ja tema valitud juhte või ei järgi, on meie valik. pattern is clear in the book of Mormoni raamatus on toodud selge näide selle kohta, kui nefilased pöördusid issandast eemale. Lamented, Mormon kurtis that the ja nad nägid, et issanda vaim enam ei hoidnud neid. yea it had with Jah, see oli neist eemaldunud, sest issanda vaim ei ela templites, mis ei ole pühad. therefore the Lord Seepärast lõpetas issand nende hoidmise oma imelisel ja võrratul väel, miraculous and matchless sest nad olid langenud uskmatuse ja hirmsa pahelisuse seisundisse. awful wickedness. Not all that the Lord asks of us Kõik, mida issand of how meilt strong palub, ei tulene sellest, kui tugevad või ustavad me oleme või mida me teame. or what we may know. Think of Saul, Mõelge Saulusele, kelle issand peatas, kui ta oli teel Damaskusesse. wrong direction, and Ta liikus oma elus vales suunas. it had nothing to do with Sel polnud mingit pistmist põhja või lõunasuunaga. was divine. Saulusele näidati jumalikult kätte uus suund. Later as Paul Hiljem, kui teda tunti Paulusena, näitas tema apostellik teenimistöö seda, mida issand juba teadis. coming, not what he had said. Milliseks inimeseks ta oli võimeline saama ja milliseid tegusid võimeline tegema, mitte seda, mida ta Saulusena oli teha kavatsenud. Samuti teab issand ka seda, mida suudame teha ja kelleks suudame saada meie, mida õpetas apostel Paulus, aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. We are righteous, Kui oleme õigemeelsed, valmis ja võimelised, striving kui püüame olla väärilised ja kõlblikud, liigume kohtadesse, mida iial ette ei kujutanud become part. ja saame osa taevas isa jumalikust plaanist. Each of us has Me divinity. kõik oleme oma sisemuses jumalikud. We see God working. Kui näeme Jumalat meie vahendusel ja meiega tööd tegemas, saagem sellest innustust ja olgem sellise juhatuse eest tänulikud. Heaven said, Kui meie taevaisa ütles, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igavene elu, he was talking kõneles ta about all of his children, kõikidest oma lastest, you in particular. eriti teist. The Lord's hand, Issand juhib teid oma käega. divine design, he is Jumaliku plaani järgi viibib ta nii teie elu pisiasjade kui ka tähtsate verstapostide juures, as it says, nagu õpetussõnades öeldakse. trust in the Lord, Looda Jehova peale kõigest südamest, direct, siis ta teeb su teerajad tasaseks. testify that he will Tunnistan, et ta õnnistab ja toetab teid ning toob teile rahu.
In the name of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. I have had the great blessing. Mulle on olnud suureks õnnistuseks teenida peaaegu kogu oma elu Okeaania pühade seas. Nende ustavate pühade usk, armastus ja imetlusväärsed ohverdused tekitavad minus inspiratsiooni, tänutunnet ja rõõmu. Nende lood sarnanevad meie lugudega. Olen näinud, et neil pühadel on palju ühist lesknaisega, keda päästja nägi, kui ta ohvriraha kirstu kohal istus ja vaatas, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani ja paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 leptonit. Ja ta kutsus oma jüngrid enese juurde ning ütles neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesk pani rohkem ohvrikirstu kui kõik, kes panid. Sest need kõik panid oma küllusest, ent tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Kuigi tema 2 leptonit oli kasin annetus, oli pääste jaoks tema and ülimalt hinnaline, sest ta andis ära kõik. Tol hetkel mõistis päästja täielikult lesknaise olemust, sest and näitas talle naise südant. Tema armastuse ja usu olemus ja sügavus olid sellised, et ta andis teades, et tema eest kantakse hoolt tema vaesuses. Ma olen Okeaania pühadel näinud samasugust südant. Hiljuti võtsid nende saarte ühes väikeses külas elavad eakam mees ja tema naine vastu missionääride üleskutse issandalt siiralt küsida, kas õppetunnid, mida neile õpetati, on õiged. Seda tehes vaagisid nad samuti, millised tagajärjed on kohustusel, mida nad peavad endale võtma, kui vastus, mille nad saavad, viiks nad taastatud evangeeliumi vastuvõtmiseni. Nad paastusid ja palvetasid, et teada saada tõde kiriku ja mormooni raamatu kohta. Vastus nende palvetele oli sulnis, kuid selge kinnitus. Jah, see on õige. Olles saanud tunnistuse, otsustasid nad saada ristitud. Sel valikul oli nende jaoks oma hind. Nende otsus ja ristimine nõudsid kõrget hinda. Nad kaotasid töö, tõid ohvriks oma ühiskondliku positsiooni, kaotasid olulised sõprussuhted ning jäid ilma perekonna toetusest, armastusest ja austusest. Nüüd kõndisid nad igal pühapäeval kirikusse vahetades kohmekuid pilkes sõprade ja naabritega, kes vastassuunda kõndisid. Neis rasketes oludes küsiti sellelt healt vennalt, mida ta arvab nende otsusest kirikuga liituda. Tema lihtne ja kõikumatu vastus oli, see on õige, kas pole? Meie valik oli selge. Neil 2 uuel usule pöördunud pühal oli tõepoolest lesknaise süda. Sarnaselt lesknaisele andsid nad kõik, mis neil oli anda, tehes seda teadlikult oma vaesuses. Nende uskuva südame ja kestva usu tulemusena neil rasketel aegadel said nende koormad kergendatud. Neid aitasid ja ümbritsesid toetavad ja teenivad kirikuliikmed, ning neid tugevdas nende teenimine kirikukutsetes. Olles kõik ära andnud, saabus parim päev, kui nad said templis igavese perena kokku pitseeritud. Nagu juhtus Alma juhitud pöördunutega, issand andis neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kanda oma koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega issanda tahtele. Selline on lesknaise süda, mida näitas see imeline abielupaar. Lubage mul näidata veel ühest kogemusest, kus lesknaise süda selgeltsti välja paistis. Me töötame samas külanõukogudega, et missionärid saaksid loa jutlustada evangeeliumi. Mõne aasta tagasi oli mul vestlus ühe pealikuga külast, kuhu meie missionäärid polnud palju aastaid lubatud. Vestlus toimus mitte kaua pärast seda, kui kõrgem pealik oli küla kiriku jaoks avanud, lubades meie missionääridel õpetada neid, kes evangeeliumi ja selle õpetuse vastu huvi tundsid. Pärast nii paljusid aastaid toimunud imelist pöörat oli uudishimulik, et saada teada, mis oli juhtunud, et kõrgem pealik nii talitas. Küsisin selle kohta ja pealik, kellega vestlesin, vastas, inimene võib elada pimeduses mõnda aega, kuid saabub aeg, mil temast tekib igatsus tulla valguse kätte.
kõrgem pealik näitas oma küla avamisega lesknaise südant, mis pehmeneb, kui ilmnevad tõe, soojus ja valgus. See juht oli valmis loobuma aastate pikkusest tavast, seisma silmitsi suure vastuseisuga ja jääma kindlaks, et teised võiksid saada õnnistatud. See oli juht, kelle süda keskendus pigem oma rahva heaolule ja õnnele, kui tavale, kultuurile ja isiklikule võimule. Ta loobus neist muredest selle kasuks, millest president Thomas S. Manson on meile õpetanud. Kui järgime päästja eeskuju, siis on meil võimalus olla teiste elus valguseks. Lubage mul lõpetuseks jagada veel ühte kogemust Okeaania pühade seast, mis on alatiseks minu hinges sügava vaimse jälje jätnud. Mõned aastad tagasi olin ma Ameerika sama uues koguduses piiskopi uus nõuandja. Meil oli 99 liiget, kelle hulka kuulusid enesega vaevu toime tulevad talupidajad, konservitehase töötajad, valitsusametnikud ja nende pered. Kui esimene presidentkond 1977. aastal teatas, et Samoale ehitatakse tempel, olime kõik rõõmsad ja tänulikud. Tol ajal nõudis Ameerika Samas templisse minemine Hawaiile või Uus-Meremaale sõitmist. See oli kulukas reis, mis paljudele ustavatele kirikuliikmetele kättesaamatuks jäi. Tol ajal julgustati liikmeid tegema annetusi ehitusfondi, et templite rajamisele kaasa aidata. Sellest vaimust kantuna palus meie piiskopkond koguduse liikmetel palvemeelselt otsustada, kui palju nad saaksid annetada. Perede jaoks pandi paika kuupäev, mil nad pidid annetused üle andma. Kui annetusümbrikud hiljem privaatses kohas avati, puudutas meie imelise koguduse liikmete usk ja heldekäelisus piiskopkonda ja muutis nad alandlikuks. Teades igat peret ja nende olusid, tundsin ma sügavat ja kestvat aukartust, austust ja alandlikkust. See raha oli igal moel praeguse aja lesknaise leptonid, mis olid antud vaesusest, vabast tahtest ja rõõmust seoses Samoale ehitada lubatud issanda püha templiga. Need pered olid pühitsenud kõik, mis nad said issandale, uskudes, et neid ei jäeta vaesusesse. Nende annis väljendus lesknaise süda. Kõik annetajad tegid seda vabatahtlikult ja rõõmsal meelel, sest nende sees olev lesknaise süda võis näha ususilmadega suuri, kõrgemaid õnnistusi, mis nende perede ning kogu Samoa ja Ameerika Samoa rahva tulevaste põlvkondade jaoks tallel olid. Ma tean, et nende pühitsetud annetused, nende lesknaise leptonid olid issandal teada ja ta võttis need vastu. 2 leptonit andnud lesknaise süda on süda, mis annab ära kõik, ohverdades, pidades vastu katsumuses, tagakiusamistes ja hüljatuses ning paljusid koormaid kandes. Lesknaise süda on süda, mis tunnetab, tunneb ja teab tõe valgust ja soovib anda kõik, et seda tõde omaks võtta. See aitab ka teistel sama valgust näha ning kogeda sama suurt igavest õnne ja rõõmu. Lõpuks määratleb lesknaise südant valmisolek anda kõik, et ehitada üles Jumala kuningriik maa peal. Ühinegem pühadena üle kogu maailma, tehes seda, mida vaja, et meil oleks lesknaise süda, mis tunneb tõelist rõõmu õnnistustest, mille tulemusena kaob vaesus. Ma palvetan meie kõigi eest, et meil oleks südant kanda oma koormaid, teha vajalikud ohverdused ning tahe anda ja tegutseda. Ma luban, et issand ei jäta teid vaesusesse. Lesknaise süda on täidetud tänutundega, et päästja oli valude mees ja haigustega tuttav. Nii, et meie ei peaks jooma kibedast karikast. Hoolimata meie nõrkustest ja ebaõnnestumisest ning just nende tõttu sirutab ta jätkuvalt välja oma käed, mis on meie pärast läbi torgatud. Ta aitab meid jalule, kui oleme valmis tulema tema evangeeliumi valgusesse, teda embama ja lubame tal leevendada meie vaesust. Ma tunnistan suurest armastusest, mida saame issanda Jeesuse Kristuse jüngrite ja jälgijatena jagada. Ma armastan ja toetan president Monsonit kui Jumala prohvetit maa peal. Mormoni raamat on maailmale teine tunnistus Jeesusest Kristusest ja ma kutsun kõiki seda lugema ja enda jaoks sellest sõnumit avastama.
kõik, kes võtavad vastu issanda kutse tulla tema juurde, leiavad rahu, armastuse ja valguse. Jeesus Kristus on meie suur eeskuju ja lunastaja. Üksnes Jeesuse Kristuse ja tema lõputu lepituse ime kaudu võime saada igavese elu. Ma tunnistan sellest tema pühal nimel, nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärastlõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest, mis on kõlanud. Me tuletame vendadele meelde, et preesteluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi Utah's. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernaklikoori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on juhataja Russell M. Nelson, 12 apostlik foorumi juhataja. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Sa laula, rõõmusta. Seejärel teeb lõpupalve vanem Alan F. Packer 70. 1986. aastal kutsuti mind Ghanasse Accra ülikooli ühte erilist loengut pidama. Seal kohtusin mitmete aukandjatega, teiste hulgas ühe Aafrika hõimukuningaga. Enne loengut vesteldes kõnetas ta mind vaid oma tõlgi vahendusel. Mina vastasin tõlgile ja too edastas mu vastuse kuningale. Pärast loengut tuli kuningas otsejoones minu juurde, kuid seekord ilma tõlgita. Minu üllatuseks kõneles ta laitmatus inglise keeles ja veel briti aktsendiga. Kuningas näis olevat segaduses. Kes te täpsemalt olete, küsis ta. Vastasin, olen Jeesuse Kristuse pühitsetud apostel. Kuningas küsis, mida oskate mulle Jeesuse Kristuse kohta õpetada? Vastuseks uurisin omakorda, kas tohin küsida, mida te tema kohta juba teate? Kuninga vastusest ilmnes, et ta on tõsimeelne piibli uurija, kes armastab issandat. Seejärel küsisin, kas ta on midagi kuulnud Jeesuse Kristuse teenimistööst muistse Ameerika rahva seas. Nagu võis arvata, ta ei olnud. Selgitasin, et pärast päästja ristilöömist ja ülestõusmist ilmus ta muistsele Ameerika rahvale ning õpetas neile oma evangeeliumi. Ta rajas oma kiriku ja palus jüngritel tema teenimistöö kohta nende seas ülestähendust pidada. Seda ülestähendust, jätkasin ma, tuntakse kui Mormoni raamatut. See on teine testament Jeesusest Kristusest ja käib käsikäes piibliga. Sellest hetkest alates oli kuningas meie jutuajamisest väga huvitatud. Pöördusin minuga kaasas oleva missioonijuhataja poole ja küsisin, kas tal on Mormoni raamat kaasas. Ta tõmbaski ühe kohvrist välja. Avasin 3. Nefi 11. peatüki ja lugesime koos kuningaga päästja jutlust nefilastele. Siis kinkisin selle Mormoni raamatut talle. Tema vastus sööbis igaveseks mu mällu ja südamesse. Kui te oleksite mulle pakkunud teemante või rubiine, poleks need olnud minu jaoks midagi täiendavate teadmiste kõrval issandast Jeesusest Kristusest. Olles kogenud päästja sõnade väge,
3. Nefi raamatust teatas kuningas. If I'm converted and join the Kui ma usule pöördun ja kirikuga liitun, võtan ma kogu oma hõimu endaga kaasa. Oh, king, I said. Oo kuningas, vastasin ma, päris nii see ei käi. Individual Usule pöördumine on isiklik asi. the Savior ministered to the Nephilim. Päästja teenis nefilaste seas igaühte eraldi. Igaüks saab tunnistuse Jeesuse Kristuse evangeeliumist ise. Well, my brothers and sisters, Mu vennad ja õed, how precious is the kui väärtuslik on Mormoni raamat teie jaoks? if you were offered diamonds Kui teil tuleks valida kas teemandid ja rubiinid Book of Mormon, või Mormoni raamat, which would you choose? siis kumma te valiksite? Tunnistage ausalt, Of greater kummal on teie jaoks suurem väärtus? Remember in the Sunday morning session of the April 2017. aasta kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil palus president Thomas S. Monson tungivalt, et igaüks meist iga päev Mormoni raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Paljud on prohveti palvele vastanud. nor 8 Lubage mul selgitada, et ei mina ega 8-aastane Riley võinud teada, et keegi meist pilti teeb. Riley is reading his Book of Mormon. Pange tähele, et Riley'l on Mormoni raamatu lugemisel abiks järjehoidja Olen Jumala laps. Something powerful happens when a child of God seeks Kui- to know more about him. And Kui Jumala laps püüab teda ja tema armastatud poega paremini tundma õppida, siis hakkab aset leidma midagi võimsat. the Book of Mormon. Kuskil mujal ei õpetata neid tõdesid selgemini ja vägemalt kui Mormoni raamatus. Oh, I've tried to follow his Pärast president Monsoni 6 kuu tagust üleskutset olen püüdnud tema nõu kuulda võtta. Muuhulgas olen koostanud nimekirju selle kohta, mis Mormoni raamat endast kujutab, mida see kinnitab, mida see ümber lükkab, mida see täide viib, mida see selgitab ja mida ilmutab. Looking at the Book of Mormon through these Mormoni raamatu uurimine selle uue vaatenurga alt on olnud palju mõtteainet ja inspiratsiooni pakkuv harjutus. during these 6 months, Ma soovitan seda teile kõikidele. Möödunud 6 kuu jooksul olen kutsunud üles ka erigruppe, teiste seas Vendi 12 kvoorumist Tšiili missionäre ning Argentiina missiooni juhatajaid ja nende abikaasasid kaaluma 3 küsimust, mille üle palun ka teil täna mõelda. Esiteks, what would your life be like? milline oleks teie elu ilma Mormoni raamatuta? Second, Teiseks, what would you not know? mida te ilma selleta ei teaks? Ja kolmandaks, Have. mida teil ei oleks? Enthusiastic answers came from these groups. Need grupid vastasid mulle entusiastlikult ja kogu südamest. Toon välja vaid mõned nende vastustest. Mormon, I would be Ilma Mormoni raamatuta oleksin vastuoluliste õpetuste ja arvamuste tõttu paljude asjade pärast segaduses. just like I was. Oleksin nagu enne kiriku leidmist, mil otsisin teadmist, usku ja lootust. Another said, Teine vastas, know about the role. ma ei teaks, milline roll võib pühal vaimul minu elus olla. Another, Järgmine, clearly understand my. ma ei mõistaks oma rolli siin maa peal. Another respondent said, Teine vastaja ütles, that there is ma ei teaks, et pärast seda elu toimub areng edasi. because of the Book of Mormon, I know Tänu Mormoni raamatule tean, et pärast surma on tõesti elu. ultimate goal. See on ülim eesmärk, mille nimel me töötame. This last comment made me Viimane vastus pani mind mõtlema aastakümnete tagusele ajale, mil olin noor kirurgi resident. sobering response Aeg-ajalt lasub kirurgi õlul raske vastutus from the family. teavitada pereliikmeid nende lähedase surmast. In one hospital where I worked, Haiglas, kus ma töötasin, oli selleks tarbeks eraldi vooderdatud seintega tuba, kus pereliikmetele sedasorti uudis edasi öeldi. manifested their grief. Paljud väljendasid kurbust, tagudes pead vastu vooderdatud seina. How I longed to teach Kui väga igatsesin neile õpetada, et surm, mis on küll maha jäänud lähedastele raske kanda, on sureliku elu tähtis osa. existence. Death allows us to Surm võimaldab meil liikuda edasi järgmisesse maailma.
Üks vastaja kostis mu küsimuse peale. Enne Mormoni raamatu lugemist polnudki mul elu. Kuigi olin palvetanud ja käinud kogu oma elu kirikus, aitas Mormoni raamat mul taevase isaga esimest korda tõeliselt rääkida. Teine vastas, ilma Mormoni raamatuta ei mõistaks ma, et päästja ei kannatanud üksnes mu pattude eest, vaid ta võib tervendada ka mu valu ja kurbuse. Järgmine vastas, ma ei teaks, et meil on prohvetid, kes meid juhivad. Pidev Mormoni raamatu tõdedesse süüvimine võib olla elumuutev kogemus. Üks meie missionärist lapselaps, õde Olivia Nelson, lubas ühele kirikuga tutvujale, et kui too loeb iga päev Mormoni raamatut, siis tema ülikooli eksamite tulemused paranevad. Noormees tegi seda ja lubadus täitus. Mu kallid vennad ja õed, ma tunnistan, et Mormoni raamat on tõepoolest Jumala sõna. See kätkeb endas vastuseid elu kõige pakilisematele küsimustele. See sisaldab õpetust Kristusest. See selgitab paljusid selgeid ja hinnalisi tõdesid, mis on sajandite jooksul ja arvukate piiblitõlgete tõttu kaduma läinud. Mormoni raamat pakub kõige täielikumat ja autoriteetsemat mõistmist Jeesuse Kristuse lepitusest. Mujalt sellist ei leia. See õpetab, mida uuesti sündimine täpsemalt tähendab. Mormoni raamatust õpime hajutatud Iisraeli kogumisest. Me teame, miks me maa peal oleme. Neid ja paljusid teisi tõdesid õpetatakse Mormoni raamatus vägevamalt ja veenvamalt kui üheski teises raamatus. Mormoni raamatus sisaldub Jeesuse Kristuse evangeeliumi vägi selle täiel kujul. Punkt. Mormoni raamat ühtlasi valgustab meid õpetaja õpetuste osas, kui ka toob avalikkuse ette vastase taktikad. Mormoni raamat õpetab tõelist õpetust, et hajutada valesid usukombeid. Näiteks ekslikku tava ristida imikuid. Mormoni raamat annab elule mõtte, innustades meid mõtisklema igavese elu potentsiaali ja lõputu õnne üle. Mormoni raamat kummutab valeuskumused, et õnne võib leida ka pahelisusest ja et Jumala juurde naasmiseks piisab isiklikust headusest. See lükkab igaveseks ümber vale arusaama, et ilmutused lõppesid piibliga ja et taevad on tänapäeval suletud. Mõeldes Mormoni raamatule, mõtlen sõnale vägi. Mormoni raamatu tõdedel on vägi tervendada, lohutada, taastada, leevendada, tugevdada, trööstida ja hinge rõõmustada. Mu kallid vennad ja õed, ma luban, et kui te iga päev palvemeelselt Mormoni raamatut uurite, teete iga päev ka paremaid otsuseid. Ma luban, et kui te loetu üle mõtisklete, avanevad taevaluugid ja te saate oma palvetele vastused ning juhatust, mida elus vajate. Ma luban, et kui süüvite iga päev Mormoni raamatusse, kaitseb see teid tänapäeva pahede, muuhulgas pornograafia nakkusohtliku katku ja muude meeli ähmastavate sõltuvuste eest. Mil iganes kuulen kedagi, teiste seas iseennast, ütlemas, ma tean, et Mormoni raamat on õige. Tahan ma hüüda. See on küll tore, aga sellest ei piisa. Peame tundma kogu südamest,
et Mormoni raamat on ühemõtteliselt Jumala sõna. See tunne peab olema nii sügav, et me ei soovi päevagi ilma selleta elada. Parafraseerides president Brigham Youngi, ma soovin, et mul oleks 7 kõue hääl, et äratada rahvas Mormoni raamatu tõe ja väe tundmisele. Peame olema nagu see noor misjonär Euroopas, kelle tunded Mormoni raamatus sisalduvad tõe suhtes olid nii sügavad, et ta otseses mõttes jooksis see püha raamat käes pargis mehe juurde, kelle nad olid kaaslasega just leidnud. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli ja on selle viimse ajajärgu prohvet. See oli tema, kes Jumala anni ja väega selle püha raamatu tõlkis. See on raamat, mis aitab meil maailma Issanda teiseks tulemiseks ette valmistada. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on tõesti elava Jumala elav poeg. Ta on meie päästja, meie lunastaja, meie suur eeskuju ja vahemees Isa ees. Tema oli lubatud Messias, surelik Messias ja saab olema millenniumi Messias. Ma tunnistan kogu hingest, et Mormoni raamat õpetab meile kõige imelisemal ja erakordsemal moel Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist. Ma tean, et president Thomas S. Monson on tänapäeval Jumala prohvet maa peal. Ma armastan ja toetan teda kogu südamest. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Lord
Father, isa, it is good that we have been here. on hea, et me oleme siin olnud. We give thanks for what we have heard, Me täname sind kuuldu eest, for the time and efforts of preparation, selle ettevalmistuse eest, messages that have been delivered. nende sõnumite eest. We pray that we might understand and apply. Me palume, et me võiksime mõista We pray for our president, ja ellu rakendada. President Monson. Me palume meie presidendi, Be blessed president Monsoni eest, and continue to guide us. et sa toetaksid teda, et ta võiks meid jätkuvalt juhatada. Me palvetame Vanem Halesi eest ja paljude teiste eest, kes vajavad praegusel ajal erilist õnnistust. Guided as we continue to Palun juhata meid, and move thy work kui me püüame sind teenida ja sinu tööd edendada. Jesus Christ. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. This has been a broadcast of the see oli 187th Viimse ja Pühade semi- Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utah osariigi Midvale'i ja Sandy piirkondade vaiade noortekoori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.